Nii, tere siis kõigile ka minu poolt. Ma jätkan siit, kus siis Ralf alustas. Alustuseks Tallinna Ülikool on üks väga tore ülikool kindlasti, aga meie siis oleme Tallinna Tehnikaülikoolist. Ja ei ole hullu. Nii, aga alustuseks siis sellest, et miks me hommikul nii-öelda säravate silmadega tööle läheme või tänapäeval ei lähe tööle või lähme teise tuppa siis. Ja hakkame oma asja ajama on ikkagi see, et me loodame ja tahame teha seda, et meie linnad nii Eestis kui ka Euroopas muutuks siis paremaks elukeskkonnaks ehk näha mingit reaalset muutust linnas ehk siis, et see teadus ei jääks ainult sinna ülikooli seinte vahele. Ja numbriliselt oleme me pandud endale siis eesmärgi, et aastaks 2030 oleme me siis 20 uut lahendust välja arendanud ja juurutanud siis vähemalt 30 Euroopa linnas. Nii et selle nimel me töötame. Hetkel on meil siis TalTechi ja Aalto peale kokku ühistiimid siis sellistes 5 valdkonnas, kus siis tehakse nii baasteadustööd kui siis pilootprojekte ja ilmselt lisandub siia selline, ütleme siis tervisliku eluviisi toetava linnaplaneerimise, linnakeskkonna teema ka peagi. Nüüd minu vastutusel on siis peamiselt piloodiprogramm, mille eelarve on kokku 8,6 miljonit nende pikkade aastate jooksul. Hetkel on 6 pilootprojekti käimas ja kuskil nii 6-8 lisandub neid veel. Ja see ongi just, need on sellised suured pilootprogrammid ehk siis pilootprojekt ehk mitte siis 10 või 20 000 eelarvega, vaid pigem sellised 500 000 kuni 1,5 miljonit. Ja kestavad siis ka vastavalt 18 kuud kuni 3 aastat. Seal on alati teadusmeeskond siis Tehnikaülikoolis, tihtilugu ka Aalto teadlased. Mõnel juhul saame kaasata ka väljaspoolt ja kindlasti on partneriks vähemalt üks Eesti linn, aga tihtilugu ka rohkem. Ja ettevõtted saavad ka natuke kaasa lüüa, aga sellest siis kuidas veidi täpsemalt. Mis üldine loogika on siis see, et me alati proovime protsessi alustada sellest, et me saame aru, mida siis linnadel võiks ikkagi päriselt vaja minna, kus on need probleemid ja kitsaskohad või pikemas vaates väljakutsed. Selle alusel siis valitakse nii-öelda vastavaks vooruks kitsamad teemad, milleks siis lahendusi otsitakse. Seejärel on konkurss, kus otsitakse neid lahendusi, neid natukene timmitakse ja valideeritakse ja seejärel hakatakse ellu viima. Nüüd selgituseks et meile ei ole antud raha, et me annaks selle raha kellelegi edasi, kes teeks toredaid asju, vaid tegelikult see on ikkagi, raha on antud meile selleks, et me kasvataks oma jätkusuutlikkust. Ehk siis me teeme neid pilootprojekte selleks, et meil tekiks referentse, meil tekiks häid koostööpartnereid, me saaks neid samu, nagu Ralf just rääkis, järgmisi grante teha, kus neid asju edasi arendada. Aga kindlasti on meie eesmärk nende baasil ka luua uusi ettevõtteid või teha või nii-öelda saab panna alus pikaajalisele koostööle olemasolevate ettevõtetega ja sealt siis nii-öelda tagasi teenida, et tippkeskus saaks siis oma teemasid edasi arendada. Ehk siis nende aastate jooksul siis kuni 10-14 projekti me tahame kindlasti ära teha ja suurusjärk on siis selline 600 000, 1,5 miljonit ja praegu enamikes projektides on 2 linna, aga väiksemates siis 1 linn kaasas. Nüüd 2020. aasta siis suvel-sügisel tegime me intervjuusid paljude Eesti linnadega ja töötubasid ja tuvastasime siis, mis nende päris probleemid on, et mida me siis võiksime lahendada ja valisime kokku siis sellist, ehk linnad siis valisid 10 neile hetkel olulisemat teemat välja. Transporditeemad, nagu te siit ka loete, siis see on üks linna valdkond, millega nad peavad toimetama. Siis esimene ongi ikkagi selline keeruline linnaplaneerimise teema, mis eriti nüüd siis nende tõukside ja kõik nii-öelda uute liikumisvahenditega on pildile tulnud. Ehk teed on praegu planeeritud eelkõige autodele natukene ehk ka jalakäijale. Aga meil on tekkinud palju uusi liikumisviise, sealhulgas siis näiteks ka isejuhtivad sõidukid ja meie teed ei ole selleks sugugi valmis. Ehk kuidas kogu linna üleüldse edaspidi planeerida, kõiki neid sinna ära mahutada, nii et need toimiks turvaliselt
ja teiseks ka ikkagi natukene seda rohelist mõtlemist meil toetaks, ehk me siis soodustaks jalakäimist ja nii-öelda rohelisi liikumisviise, sealhulgas näiteks foore vastavalt siis kasutaks, et neid eelistaks. Teine teema, mis siis puudutab siis ka hajaasustust või siis ka üleüldse väiksemaid linnasid, on see, et majanduslikult ei ole mõistlik bussidel sõita sinna piisavalt tihti, ehk inimestel ei ole transport ja samas bussifirmadel ei ole mõistlik sinna sõita, sest pole piisavalt inimesi, kes seal bussi peale tulevad. Nii et päris palju linnasid on teema ees, et nad tahaks saada sellist nõudepõhist lahendust, kus siis kas siis isejuhtiv buss või siis mingi muu väiksem transport korjaks need inimesed siis sealt hajaasustusega kohast peale ja viiks nad siis sinna, kus juba praegu nii-öelda siis see suurem ühiskondlik transport liiguks, et see on päris paljudel nii-öelda aktuaalne teema. Ja kolmas teema on jällegi enamik linnasid väljaspool Tallinna ja Tartut, ehk kus inimesed käivad päris suures osas tööl siis Tallinnas ja Tartus. Ehk inimesed tahaksid selles väiksemas kohas elada, aga samas tööl käia, ehk on vaja mugavaid liikumisviise, sealhulgas piisavat internetiühendust näiteks seal rongis või bussis, et nad saavad, kui nad hommikul, ma ei tea, kell 7 hakkavad sõitma sealt näiteks Haapsalust, et siis nad saavad selle aja juba tööd teha, kuniks nad siis kontorisse jõuavad ja tagasi liiguvad. Ehk kuidas seda lahendada. Nüüd energiateemad said millegipärast neil väga aktuaalselt siia pildile ja ka päris mitu pilooti on nendega seotud, kuigi me peame tõdema, et see ei ole omavalitsuste põhikohustus. Ja kahjuks see sõna roheline või kliimanutikas on tore sõna turunduslikult neile kasutada ja mõnel juhul ka midagi natukene käsukorras, aga sisemist motivatsiooni linnadel midagi päriselt ära teha, et saada kliimanutikaks või roheliseks, kipub ikkagi vähemalt meie kogemusel päris palju nappima. Et ega nende pilootprojektidega selles mõttes väga libedalt ei lähe. Aga nagu näha, siis suurelt on nad need teemad iseenesest välja toonud. Ja see kolmas, see on hästi praktiline teema, juhtubki sellest, et nad tahaks oma piirkonda või linna saada siis suuremaid tööstusettevõtteid ja nii edasi, aga selleks on vaja infrastruktuuri, sealhulgas elektrit, mida oleks siis võimalikult ruttu siis vaja püsti panna, aga samas jällegi seda on kallis ette teha. Ehk kas on mingeid lahendusi, kuidas mobiilselt, operatiivselt, kui nüüd tuleb mulle tööstusettevõte, ütleb, et ma tuleks küll siia, kuidas nad siis ruttu saaksid selle infrastruktuuri sinna paika, nii et see ettevõte ikkagi otsustaks sinna tulla ja ei läheks sinna suure linna tööstusparki, kus on juba kõik infrastruktuur valmis ehitatud. Siis jah, nii-öelda ehituse planeerimise juures, eks nagu me teame, siis digitaalsed kaksikud on juba otsapidi olemas. Eks seal muidugi ole probleem see, et mida paremaks nad lähevad, seda andmemahukamaks nad lähevad, ehk siis kas on olevat piisavalt serverimahtu ja piisavalt siis töötlemiskiirust, et see on alati ka seal nii-öelda kõrval see probleem. Aga teema on jah see, et kui ma ühte kohta planeerin, ühte kohta siis detailplaneeringut teen, kuidas see võtab arvesse seda, mis juhtub naabergrundil, kuidas liiklus hakkab ümber korralduma, mis juhtub tuulekoridoridega ja kuumasaartega, kuidas meil see CO2 eristumine toimub ja kogu see teema on ikkagi linnale päris keeruline ja neid väga häid töövahendeid selliks terviklikuks planeerimiseks, olgu see siis majade ehitamine, teede rajamine või siis seesama transport, tegelikkuses ei ole. Ja siin on nüüd siis jah veel andmete ja valitsemisega seotud teemad, millest siin ka alguses juttu oli, et nende andmetega ongi see, et tegelikkuses linnadel on väga palju andmeid. Ja nad on tihtilugu väga erinevates andmebaasid, mis omavahel sugugi ei suhtle, ehk nad ei saa neid andmeid sealt kokku. Pluss linnadel tegelikult natukene puudub motivatsioon, natukene puudub oskus neid andmeid kasutada targasti. Mitmed linnad siin küll, ja see tuli ka paljugi piloodiprogrammist välja, tahaksid endale selliseid juhtimise dashboard'e, kuidas iganes nad neid nimetavad, aga täpselt oskust või teadmist, kuidas see ikkagi toimiks, ei ole, soov on. Enamasti on see soov sellistel innovatsiooni ja strateegiaüksustel linnas, aga seda soovi kipub natuke nappima sellistel praktilistel üksustel, kes tegelikult peaks neid andmeid kasutama. Ehk seal on veel nii-öelda tükk maad minna, et nii-öelda tippjuhtkond ja praktilised tegijad hakkaksid omavahel rääkima, saaksid aru, mis kasu nendest andmetest on.
Ja paljud andmed tulevad pika viibega. Ehk siis Statistikaamet korjab päris palju andmeid, aga nende probleem on see, et nad tulevad nii pika viibega, et nendega ei ole enam operatiivselt midagi teha. Pluss nad ei ole ka nii lokaalsed, ehk ta saab aru, et ma ei tea siin minu maakonnas, aga et kas see nüüd on siin linnas või on siin külas või kus, mida see täpselt puudutab. Ja tänu sellele nad ei ole jällegi linna jaoks kasutatavad. Teine teema on siis seesama, et need andmed seal on, aga iseenesest võiks need andmed olla kasutatavad nii ettevõtetele kui ka kogukondadele, mis on järjest aktiivsemad, et kuidas neid siis turvaliselt teha kättesaadavaks, sealhulgas ka linnale endale, et kuidas näiteks saab saata inimesele teadet, et need sinu majas hakatakse homme kaevama, et kas sa ikka tead või pane see või sinna, et jälleks andmekaitse järgi peaks ole, inimene peab andma selleks õiguse, et linn tohib teada, et ta seal majas põhimõtteliselt elab ja tohib talle seda teadet saata. Et kuidas seda, praegu kasutatakse Facebooki gruppe, aga me teame, ega me kõik ei märka ju, mis meie seal Facebooki grupis alati tuleb, et kuidas seda lahendada. Ja kolmas on siis see nii-öelda vastupidine teema, et digiteenuseid tuleb meil järjest rohkem juurde, aga kaugeltki kõik inimesed ikkagi ei kasuta nutitelefone, ei ole selles kõiges nii sujuvad ja mugavad ja nad kipuvad nüüd vaeslapse osasse jääma. Ehk siis kuidas tagada seda, et ikkagi kõigile need teenused oleksid. Nüüd lühidalt nendest 6 pilootprojektist ja mis siin siis ettevõtete roll on või kus mida veel teha saab. Et 4 projekti algasid siis aasta tagasi ja 2 viimast algasid selle aasta jaanuaris. Esimene nendesse Green Twins, kus on siis Tallinn ja Helsingi partneriks linnadest. Seal järgmine nädal iseenesest juba on siin samas Vabaduse väljaku nurgas avatakse nii-öelda esmaselt selline roheline haab või keskus, kus on põhimõtteliselt linnaelanikel ja arhitektidel võimalik siis ka linna planeerimises kaasa rääkida ja seal on fookus just nimelt puudel ja taimestikel ehk siis sellele digitaalsele kaksikule nad nüüd siis lisavad dünaamilise taimestiku. Ehk kui praegu seal on lihtsalt, ma ei tea, kuusepuu ikoon, eks ju, siis nemad praegu siis loovad 3D raamatukogu siis nendest taimedest, mis on niisugused meie piirkonna tavalised taimed. Ja siis nii-öelda mängumootoritega pannakse nad sinna siis ka nii-öelda kasvama ja kahanema. Ehk siis seal saab vaadata, mis on, kui päike liigub, milline on see siis, kuidas see valgus on siis hommikul või õhtul või kuidas ta on suvel või talvel või siis praegu ja 10 aasta pärast, et aru saada, kuidas see mõjutab meie linnakeskkonda. Nii CO2 kui neid samu kuumasaari ja tuuletunneleid ja samamoodi loomulikult meie enda vaateväljad, kas ma ikka nii-öelda aknast välja näen. Ehk siis seal Tallinnas tehakse ka selline haab, kus siis on nii linnaelanikel kui arhitektidel võimalik siis ka visuaalselt näha, et mis see tähendab, kui siin nüüd tehakse siia park või võetakse ära või tehakse nii või teistpidi, et kuidas neid asju teha. Siis see tuleviku transpordi ökosüsteem, seal on nüüd Rae vallast üks asu, ma peast nime ei tea, kuhu tuleb siis see nõudepõhine isejuhtiv buss, mis siis hakkab inimesi sealt peale korjama ja viib nad siis nii-öelda ühiskondliku transpordi peale. Ja teine ots tuleb Tallinna sadamas ja ka Ülemistes linnakus siis hakkavad need elektriskuutrid samas süsteemis sõitma. Ja Tallinna sadamas samamoodi siis saab nõudepõhiselt liikuda siis ühiskondliku transpordi peale. Ja sinna on siis hetkel on lõpusirgel nii-öelda siis selle mobility as a service arhitektuuri osa, mis siis võetakse kasutusele hetkel nii-öelda piloodi raames, aga Tallinna linn minu teadmisel on saanud ka EAS-iga kokkuleppe, et nad teevad siis sellise innovatsioonihanke nüüd kogu Tallinna siis sellele maasile, ehk siis seal ilmselt see varsti mõne aja jooksul välja hõigatakse ja kui on huvilisi, saate seal kõik kaasa lüüa. Ja lisaks siis sellele maasi osale arendab siis Tehnikaülikool nendele isejuhtivatele autodele nüüd välja järgmise versiooni, mis oleks võimalikult tänavakõlbulik juba. Ja need ehitatakse siis nendele mõned aastad tagasi omavalitsustele antud elektriautode põhjade peale. Ehk siis mis on nende huvi on see, et taas kasutada neid elektriautosid, mis neil on nüüdseks seisma jäänud. Ja seal on päris palju linnasid ja omavalitsusi on huvilised ja ootamas, et millal nad saavad selle kasutusele võtta. Ja seal on just nimelt ettevõtet, ega siis Tehnikaülikool mõtleb nagu selle tehnoloogia välja, nii et oleme me siin kõvasti nüüd otsinud nii neid arendajaid kui siis näiteks selle ise auto keretegijaid, et ei saa öelda, et oleks järjekord hankel olnud kahjuks ukse taga. Aga õnneks siiski oleme leidnud ettevõtted, kes need asjad ära teevad. Siis on energia teema, see ongi mikrovõrkude ja energia salvestamise teema.
kus siis luuakse selline nii riistvara kui tarkvara, mis siis ühes kindlas piirkonnas nüüd erinevate omanike vahel hakkab siis seda energiat, kus nad saavad seda erinevaid energialiiki omavahel müüa, osta, vahetada. Ehk nad ei pea, kui tal jääb toodab energiat, tal jääb seda üle, ta ei pea seda müüma keskele tagasi suurde energiavõrku, vaid nad saavad oma naabritega siis seda vahetada. Ja pluss siis just nimelt see salvestamise süsteem, et nad saavad seda siis hoida nii palju, kui seda vajalik on. Et seal on 2 pilooti, üks on Lääne-Harjus siis Pakri pargis, kus on siis erinevad ettevõtted, tööstusettevõtted, kelle vahel see mikrovõrk saab toimima. Ja teine on Tartu linnas, kus siis on nii tänavavalgustus, kui tuleb sinna päikesepatareidega katusealune, kus siis saab ka näiteks neid samu elektrirollereid siis laadida ja elektrirattaid. Nii et 2 erinevat proovi seal on. Ja hetkel siis on ka nii-öelda pikaajaline äriplaan tegemisel, et siis vaadatakse, et kuidas sellest ikkagi, ja kes see klient on, ilmselt ikkagi nagu siit tuleb ka välja, et linn ikkagi ilmselt see klient ei ole, et linnade motivatsioon ei ole väga kõrge. Võib-olla kui riik teeb meetme, siis ilmselt õnnestub, aga vaatame me eelkõige tööstusettevõtete poole kõige lootusrikkumalt, aga ka teiste erinevate sihtgruppidega räägime, et tuvastada, kes siis see mikrovõrgu klient ja võimalik, et teeme seda ka koos mõne eraettevõttega seda lahendust. Siis tarkvara pluss riistvara me ise ei hakka tegema kindlasti, riistvara hange läheb lähiajal üles, aga tarkvara siis esimene versioon tuleb siis Tehnikaülikooli poolt, aga edasi kindlasti jällegi kellegiga. Kas siis ettevõte võtab endale siis inimesed palgale või tehakse seda kellegagi koos. Digiaudit, seal on nüüd siis Tartust ja Tallinnast ja Tehnikaülikoolist kokku 45 lasteaeda ja kooli. Ja see tarkvara siis mõõdab nii sisekliimat kui energiaefektiivsust. Ehk siis, et me tahame aru saada, mis on see optimum nii-öelda selleks, et maja ei võtaks liiga palju raha ja toimiks energiaefektiivselt, aga samas, et seal oleks hea õppida ja nii-öelda lastel siis mängida. Et siin on samamoodi, et see tarkvara on päris paljuski juba tehakse koostöös eraettevõtetega ja ilmselt ka edaspidi jääb see elluviimine koos eraettevõtetega, aga võimalik, et neid lahendusi tuleb seal mitut moodi, kuidas seda siis ikkagi pikaajaliselt ellu viia. Ja siin on jällegi see, et peab seda avaliku sektori eripärad on omamoodi, et kui eraettevõtted tahavad võimalikult häid ja mugavaid lahendusi, et neid nii-öelda juhtida oma energiaefektiivsust, siis nii koolides kui lasteajades on hoopis keerulisemad teemad seal juures, mis puudutab just nimelt inimesi harjumusi ja käitumusi ja et kuidas seda kõike arvesse võtta. Aga tundub, et ikkagi saame sellega edasi. Siis 2 uut projekti. See Resto on siis põhimõtteliselt renoveerimisstrateegia töövahend, kus tahetakse nagu pea peale keerata siis nii-öelda majade renoveerimine linnas. Ehk siis võetakse üks piirkond, üks kvartal linnas, mida siis linn tunneb, et ta tahaks seda terviklikult arendada ja selle tööriistaga tehakse siis nii-öelda renoveerimisplaanid kõigile nendele majadele, mis seal kvartalis on. Mõned on võib-olla seal muinsuskaitse all, mõni on kortermaja ja nii edasi. Ja siis need plaanid antakse majade omanikele, et umbes, et sellise hinnaga, umbes selliste materjalidega ja nii edasi oleks teie maja kõige mõistlikum renoveerida. Saaksite energia mõttes kõige parema lahenduse ja siis on juba maja omanikul võimalus siis seda nii või teisi. Ehk tal kaob see ära, et ta peab ise mõtlema, et kuidas saab, kust saab ja kuidas see toimiks. Ehk siis see töövahend aitab tal seda teha. Ja see esimene kvartal tehakse siis ära Võrus, aga on teisi linnasid siis ka, kes seal on ootel. Et siin on kuulda, et Helmesel olevat ka midagi selles valdkonnas mingi lahendus, nii et hea meelega teeme koostööd nende või kellegi teisega. Ja viimane võib-olla kõige eriskummalisem on siis heaoluskoor, mis ka meile üllatuseks oli linnadele väga huvitav algus. Mulle tundus ka, et võib-olla natuke liiga pehme, et kas sellest ikkagi aru saadakse, aga siin siis põhimõtteliselt üritatakse tulla appi linnaarhitektile aru saamaks, miks ühte piirkonda inimesed tulevad elama ja ettevõtted investeerivad ja teise ei tule, kuigi silmaga vaadates nad tunduvad väga sarnased. Ehk miks ühes on inimesel hea olla ja elada või turvaline ja meeldiv tunne ja teises ei ole. Et Narvas on väga selged näited, kus me vaatame pildi pealt koledad kortermajad ja mõned puud ka ja
samasugused, aga ühes nagu millegipärast läheb hästi, teises ei lähe. Ja selle arusaamiseks siis tehakse põhimõtteliselt 3 asja. Üks on see, et inimesele pannakse siis külge igasugused klemmid nii-öelda ja mõõdetakse siis tema stressitaset, pulssi, ajutegevust ja nii edasi, et aru saada, millised füüsilised parameetrid siis, kuidas inimene seal ennast füüsiliselt tunneb. Teiseks mõõdetakse tema psühholoogilist tund, mis seal on nii-öelda väike testi moodi asi, et aru saada, millised tunded teda valdavad siis selles vastavas kohas. Ja kolmandaks vaadatakse siis päris füüsilisi, ruumilisi parameetreid. Näiteks mürataset ja palju seal inimesi, kes seal liiguvad, masinaid ja autosid ja nii edasi, et sellised. Ja nende kombinatsioonis siis tuleb see heaoluskoor vastavatele piirkondadele koos siis selle lahtikirjutusega, mille alusel siis linnaarhitektil on lihtsam põhjendada oma ülemustele, et miks ma siia tahan investeerida ja miks just sellesse asja, mitte sellesse asja. Kuigi võib-olla tunduks tore, et ma tahaks siia just sillakest teha, aga võib-olla mingi teine asi on oluliselt olulisem ja annaks suuremat efekti inimese turvatundele või meeldivale olemisele seal, et kuidas neid otsuseid siis teha. Nii palju siis pilootidest ja jah, et need on nüüd need piloodid, mis käivad. Kui me saame nüüd haridusministeeriumiga järgmise perioodi skeemi kinnitatud, siis me loodame, et me sügisel saame juba augustis välja kuulutada järgmise vooru. Praeguses voorus ettevõtted said osaleda ainult läbi hanget, ehk meil ei saanud olla partneriks ettevõtte. Partneriks sai olla ainult Tallinna Tehnikaülikool ja siis linnad. Siis praegu me oleme läbi rääkimas haridusministeeriumiga, et me järgmisel juhul korral saame ka võtta partneriks ettevõtte. Aga see tähendab seda, et ettevõtte ei saa mitte kandideerida, vaid nii-öelda kui tippkeskus näeb, et mingi ettevõttega koos oleks ta mõistlik teha, mitte läbi hanke osta, vaid me tahakski pikalt teiega koostööd teha ja koos mingi uue lahenduse välja arendada, siis me nii-öelda valmistame selle ette koos ja esitame selle koos. Nii et see info ilmselt kuskil kevadel tuleb siis välja, et saate meie kodulehte jälgida. Ja siin lõpus siis veel et meil on iseenesest 2 hiiglasuurt projekti siis, millest me oma tippkeskust ehitame. Üks on Horisoni grant ja teine on siis struktuurifondi ja Haridus-Teadusministeeriumi grant. Ja need linnad ja vallad on praegu need, kes nendes esimestes 6 piloodis on. Ja see kuidagi ei tähenda seda, et me ei taha teisi linnasid võtta. Et pigem me tahaks seda nimekirja pikendada, kui teha edasi samade linnadega. Ja siin veel teisi projekte, küberturvalisus, mõlemad on tegelikult ikkagi otsapidi nende isejuhtivate sõidukitega seotud, nii et see kindlasti meile oluline teema ja nagu näha seal on ka eraettevõtteid, nii et mitmeid uusi grante on ka ettevalmistamisel koos Eesti ettevõtetega, ehk kui teil on teemasid, millest me nii-öelda võib-olla äkki ei tea, ehk mis ei ole nii-öelda obvious võib-olla teie puhul, millega te tegelikult tegelete, siis andke meile julgesti teada, et siis me oskame teiega ühendust võtta, kui vastav projekt on ettevalmistamisel, et muidu me võib-olla ei tea teile helistada või kirjutada. Ja tegeleme ka siis idapartnerluse raames veel igasuguste Moldova, on ka Ukraina, Gruusia ja nii edasi, et ka nende linnade teemadega. Ehk siis see võrgustik tegelikult linnadest ei ole meil kaugeltki ainult Eesti, vaid tegelikult ikkagi vähemalt üle-euroopaline, kellega koos asju teha, kui teil on ka huvi neile midagi pakkuda või nendega koos midagi ette võtta. Aga tänud minu poolt ja kui on küsimusi, siis aga palun.